Tere! Täna räägin sellest, kuidas on elu painduva telefoniga. Et mis tunne on siis sellise telefoniga koos elada ja kas see on ka hea või halb kogemus. Need muljed tulevad nüüd kohe. Telefon, mille ekraan on elastne, painduv, need on nüüd siin viimasel paaril aastal välja tulnud siis uudismudelid. Ja alguses olid suhteliselt õnnetud. Nüüd on väljas siin Samsungil juba 3. põlvkond, neljas põlvkond ja teistel on siin ka vähemalt paar põlvkonda olnud. Nii et kasutajaid on tekkinud ja üks nendest kasutajatest olen ka mina. Ja olen sellist painduvat telefoni kasutanud nüüd juba 3-4 kuud. Suhteliselt pikalt ühesõnaga. Aga vaatame seda natukene lähemalt. Vahetame kaamera ära. Ja mis me siin tegelikult näeme? Me näeme seda, et ta on reaalses elus tavalise suurusega. Õigemini võib öelda, et tegelikult on ta veel suurem kui tavaline suurus. Ja võtan siit teise telefoni kõrvale. Näete siin nüüd pikkust. Siin näeme seda suuruse erinevust. Reaalselt on nii, et see painduv telefon on siis kitsam, mille mark on Flip. Et see on kitsam telefon ja see tavaline telefon on laiem. Et see on väga suur telefon, see on 6,7 tolli vist. Et kui te võtate mingi tavalisema telefoni kätte, siis see Flip on igal juhul pikem. Ja muljed sellest paindumisest, sellisest asjast, tegelikult on see mõnus. Ja mis teeb selle nii-öelda mõnusaks? Mõnusaks teeb just see, et ta võtab väga vähe ruumi. Ta on väike, väga kompaktne, kui ta kokku panna. Et see on selle asja kõige parem omadus sellisel juhul. Et kui osta kokkupandav telefon, painduva ekraaniga telefon, siis see kokkupanemise efekt on päris ma ütleks märkimisväärne. Ja minu jaoks sai see selgeks tegelikult juba teisel päeval, kui ma see telefoni ostnud, kui ma olin seda siin kokku lahti pakkinud nii-öelda. Ja see mugavus, see väiksus, mis tegelikult sellega kaasneb, paneb mind edaspidi fakti ette, et ma tõenäoliselt ei osta enam seda tavalist suurt telefoni. Lihtsalt sellepärast, et selline telefon taskus on väga-väga mugav. Ta võtab vähe ruumi, et kui tavaliselt on see suur teliskivi, suur klots taskus, siis siin seda peaaegu tunda ei ole. Et ta kaob märkamatult igasse taskusse ära. Et see on ta üks paremaid omadusi ja seetõttu ma ka edaspidi, kui ma sellest telefonist kunagi loobun, kaalun väga tõsiselt ostmaks siis endale painduvat telefoni. Aga kui me vaatame minu kasutuskogemusele otsa, head ja vead. Nagu ütlesin, esimene hea omadus on see, et ta käib kokku, hästi väike, aga kui me vaatame neid järgmisi häid omadusi, siis kas sellega asi piirdub? Mitte päris. See, et ta on sellisel viisil kokkupandav, et teda saab panna näiteks lauale, et ta on nii-öelda sellega pildistada nüüd, panna ta fotorežiimi, et ta teeb automaatselt siis foto näiteks siit. Nüüd ta pildistab, siin on nupud, üleval on ekraan, et ta tegelikult sellisel kujul täidab näiteks mingisugust, ma ei tea, kas või Zoomi koosoleku funktsiooni või lihtsalt selfie funktsiooni, et panen niimoodi lauale ja teen siis milleski pilti. Et see on kindlasti üks hea ja mugav omadus. Tal on 2 ekraani, sisemine siis tavaline ja väike väljas. Kas sellest on kasu? Tegelikult on, aga mitte minu puhul. Ja miks mitte minu puhul? Sellepärast, et mina kasutan kella. Ja kui sa kasutad nutikella, millel on funktsioonid peal, siis sellel ekraanil
eriti funktsiooni ei ole, kuna ma vaatan seda mugavam kella pealt vaadata, käe pealt vaadata, et kes helistab, mis toimub, aga kui ma kella ei kasutaks, siis oleks sellel ekraanil väga suur väärtus. Ma saan siit kõne vastu võtta, siis ta läheb automaatselt speakeri peale, nii-öelda valjuhäldi peale või muud teavitused, kõik need ma saan siis ära lugeda, pluss ta töötab ka pildistamisrežiimis siis väikse eelvaatena, kui ma tahan seda teha nii sellisel kujul siit tagant selfina pildistada paremate kaameratega kui nende sisemiste kaameratega. Et sellisel juhul see ekraan ennast õigustab. Minul ta lihtsalt on siin, suht vähe leiab minu jaoks kasutust, aga kindlasti on see suur pluss, kui te ei kasuta nutikella selle telefonile lisaks. Plussidest rääkides, siis mugav käes hoida, see laius tegelikult mulle meeldib, ta on küll suur ekraan, aga just see, et ta on, laiusest on piisavalt kitsas, teeb ta tegelikult hästi heaks käes hoides. Ma proovisin siin kasutada ka ümbrist, just nimelt, et mitte ära kriipida. Ostsin kohe ümbrised kaasa ja mis juhtus? Tegelikult juhtus see, et ma loobusin üsna kiiresti. Nad ei olnud mugavad, pigem tekitas mulle kahju, kui siin nüüd näha on, ma ei tea, kui hästi see näha jääb, siin on kriipsud peal. Siin vist seda ei ole näha hästi, aga ma tegelikult kriipisin oma telefoni selle korpuse ümbrise, kaitseümbrisega ära siit kohast, suur kriips peal. Ja milles on küsimus? Kui tavaliselt, kui te panete ümbrise peale, siis ümbris on, telefon on niisugune klots ja ta käib siia taha ühe tükina peale, siis sellele telefoni käib ta 2 tükina ja sa mitte ei pane neid niimoodi peale, vaid sa nagu libistad neid siia peale, see on palju mugavam. Ja siia selle ümbrise vahel läheb ikka igavest sodi ja liivaterakesi ja sellist kraami. Ja nüüd, kui sa tõmbad, siis see kriibib ja see kriipiski minu telefoni siit kohast ära, mis siia küll väga kaamerast näha ei ole, aga just nimelt see ümbrise äravõtmine, tagasipanek tegelikult ei õigusta ennast ja ma ei ole hetkel seda suurelt nüüd pillanud, jah, ühe korra pillasin 1 meetri kõrguselt kiviplaatidele, mitte midagi ei juhtunud, ma olen väga imestunud. Et väga hea selles suhtes, pluss see ekraan tegelikult ju ei murdu. See on elastne, et murdub siin see klaas taga, aga mul ei juhtunud mitte midagi, et ta kukkus üsna lamedalt nii-öelda. Et on üsna hästi säilinud ja kannatab kasutamist veel. Mis puudutab nüüd seda murdejoont nii-öelda, millest siis kõik räägivad, et kui palju see siin näha on, et kui te vaatate, siin ta natukene on, vaatame, liigutame seda siin. Näete, ekraani peal on ta näha, eks ole, kui te vaatate nüüd, siin ta on, aga samas kui me nagu reaalsuses ma seda kasutan, siis see ei häiri absoluutselt. Sellel on nagu, minu jaoks on selle jaoks null sisu nii-öelda, 0 puudust, ütleme siis nii. Et käega ma lükkan, kui ta viltu hoian, siis ma lükkan ta käega jõnksuga üle, aga ma lükkan ta sirjaks, siis siin väike jõnks on sees, aga see on, enamasti selle koha peale ei lähe. Tavaliselt toimetad sa siin selle näpuga üldse ja siit üle libistad väga harva. Ja kui libistad, siis käsi lihtsalt harjub ära. Vaatamist ta praktiliselt ei sega, näete, vaatan otse, siis ei ole peaaegu midagi. Keeran nurga alla selliselt või mingisugune, sõltub nüüd, mida ma vaatan, eks ole, siis on näha kergelt, aga kuidagi häirivalt, et ma tunnen, et ma sellega ei taha üldse nagu olla, et see õudselt segab see siin keset seda see painde koht, siis seda tegelikult ei ole. Täiesti 0 probleemi. Ja kui me vaatame teisele poole, ehk siis see, mis painet tekitab, see hing, see on Samsungi telefonil ka väga kvaliteetne, et teda saab igas asendis jätta, nii nagu endale mugav on. Mis puudutab kõne, kõiki neid asju, tavalisi telefoni funktsioone, mingit probleemi sellega ei ole, et väga okei selles suhtes, tavaline hea Samsungi kvaliteet. Kaamera ei ole tippklassist, nii-öelda ei võistle siis näiteks Samsung, mis ta on S22 Ultraga, ta ei võistle, aga igapäevaselt
teeb piisavalt häid pilte. Noh, lisafunktsioonina, kes kasutab telefoni rohkem kõrva ääres hoides näiteks, et saab kõne vastu võtta, nii et teed lahti, võtab kõne juba võttis kõne vastu, et vaatad siit ekraani pealt ära, kes helistas ja siis nüüd avad, siis on juba nagu vanasti oli, kes mäletab telefone, sai juba kõne vastu võtta, pluss saab hoida ka paindes, et ikka kõik näeksid. Aga mina kasutan enamasti hands-free'na, et ma ei võta telefoni taskust väljagi, et vaatan kella pealt, kes helistab ja võtan kõne vastu, nii et see läheb otse kõrva ja telefon jääb taskusse sellisel väiksel olekus. Et see on see suur pluss. Miinusteks on kindlasti aku. Väga väike aku võrreldes tavalise telefoniga. Noh, mis on tavaline telefon? Mingi muu klots, et see aku on ikka oluliselt väiksem ja seda ostes ma arvestasin sellega. Ehk siis reaalselt ma päeva peale katsun seda vahepeal laadida. Kas siin samas mul lambi peal on siis juhtmeva laadimine või kuskil autos, kus iganes ma parasjagu viibin, et ma saan teda siis natukene juurde laadida just sellepärast, et mul on vaja, et ta ka õhtul oleks võimekas, et teda saab terve päev läbi kasutada, aga siis ütleme nii, et seal pärast tavalist tööaega õhtupoole võib olla see aku tühi või üsna tühjaks minemas. Aga kui tahta, et ta oleks ka seal õhtul elu muretu, siis tuleks talle päevaeg natukene hoogu juurde anda. Ja sellega ongi meil see probleem, et kuigi tal on juhtmevaba laadimine, on see väga aeglane. Noh, Samsungitel on kõigil see väga aeglane, sõltumata mudelist, suhteliselt aeglane. Ja ka see juhtmega laadimine on aeglane, mis on nagu häiriv. Et see, nii see kahjuks on. Aga kui sellega on arvestatud ostes, siis ei ole probleemi. Kui te olete harjunud, et teie telefon saab täis siin 15 minutiga või 20 minutiga, nagu näiteks see telefon siin, et selle põhimõtteliselt laen niimoodi täis, et vahet ei ole, mis mul siin protsent sees on, lähen hommikul näiteks pole laadinud, lähen hommikul vaatan, mingi 15 või 30% lükkan saba järgi, käin duši alla, tagasi vaatan, aku on peaaegu täis. Ehk siis see laadimine on ülikiire, siis siin midagi sellist ei ole, et siin me räägime ikkagi tund ja juhtmeva laadimisega ka 2 tundi ja rohkem, et ja üle tunni tavalise juhtmega, et siin see laadimine on kitsaskoht. Aga mitte nüüd ületamatu, et aga natukene alguses häiris mind tugevalt, et see üleminekuprotsess oli mulle väga raske, et selle kiire laadimise pealt ja pluss see, et see esialgne hirm, et aku saab tühjaks. Alati on küsimus siis sellise telefoni puhul, mis on suhteliselt kallis, kas osta või mitte osta. Kindlasti see paine siin keskel on hirmutav, sest et on ju videos, kus hoida murdub või kirjutada internetisse murdub. Siis minul on antud telefon ostetud 3-aastase garantiiga ja tõenäoliselt ma seda 3 aastat kasutan on suhteliselt väike, ehk siis mul igal juhul jätkub garantiid ka juhul, kui ma tahan seda telefoni maha müüa, näiteks ma olen 2 aastat kasutanud ja müün selle telefoni maha. Või isegi kui müü, siis 3 aastast on küll ja küll. Selleks ajaks on mul kopp ees ja soov ilmselt uus osta, kuna ta on jäänud juba suhteliselt vanaks ja aeglaseks. Nii et selle mingisuguse paindumise puruks minemisega mul mingisugust hirmu ei ole. Et absoluutselt 0, et kui tavaline garantii, kui teist ostad on 3 aastat, või 3 või 2 aastat, või on isegi vähem, aasta, Eesti 2, siis minul on 3-aastane garantii, minu telefon ei ole Eestist ja on eraldi garantiiga, nii et seetõttu ma nagu mingit murdumise hirmu mul ei ole ja ütleme nii, et siin selle 3 kuu kasutades ma seda kogu aeg kokku lahti klõpsinud, mingit kahjustust näha ei ole. Miinuspoole pealt ärge minge sellega randa või kuhugi liivasesse või tolmusse kohta. See telefon on veekindel, aga mitte tolmukindel. Ükski flipidest ei ole tolmukindel ega foldidest. Tolm läheb siia vahele ja see on tegelikult probleem. Hing hakkab kääksuma. Ta hakkab nagu see liiva krudin on seal vahel, see lõpuks läheb ära. Ma puhun siia vahele, et see tuleks kergemini välja. Ta kuhugi siia kaob, aga mingi aeg see tekib see kriiksumine. Isegi kui sa üldse hästi ettevaatlikult tuled, üldse nagu ei, et jumala pärast midagi vahele ei läheks rannas seda liiva,
siis suve ajal seda ikkagi juhtus, hoolimata sellest, et põhimõtteliselt niimoodi käid, midagi vahele ei läheks või noh, taskus hoiad, taskus on täiesti tühi, siis ikka kuidagi paar liivatera vahel läheb ja see tekitab tegelikult sellele hingele probleeme, aga mitte pikaajalisi, et selles mõttes, et hakkab kõik tööle, aga ja kaob see kriiks-krääks ära. Ma võin siin öelda, näete, võite proovida siin. See on selline tavaline hingehääl, et tal mingit eraldi käeksu vahel ei ole, kuigi vahepeal oli, kui mul siin liiv paar korda vahel oli. Nii et selles suhtes hinge, ma ütlen siin, karta ei ole vaja, vähemalt sellel Samsungi 3. ja 4. seerial väga lollikindel tundub see minu jaoks olevat ja ütlen kõigile, et kui teil on plaanis või noh, kaalute, kas tasub osta, siis kui te elate üle selle aku lühikese eluea ja võib-olla natukene aeglasem laadimine, kui teil võib-olla mõne teise telefoni olnud, kui teil on tippudel olnud, siis teil on kiirem laadimine, siis ei ole need probleemiks, see aku väiksem võimekus ja mõtleks, see aku väiksem võimekus on see põhiline just. Noh, see laadimise kiirus, aeglus, noh, see on selline suhteline, aga aku on väiksem, et see on see põhiküsimus, et kas sellega tullakse toime. Et nõuab minult tarjumist natuke, nõudis õigemini, aga ma arvestasin sellega ostes ja seetõttu ma ei olnud pettunud, lihtsalt harjusin ümber. Rääkida on selle telefoniga mugav, mingid probleeme sellega selles mõttes ei ole, et igat pidi toimiv, kaamera kvaliteet minu jaoks piisav, ei ole üldse halvad fotod, täiesti okei fotod, et kui te vaate mingit ülevaadet, oi, no ikka jääb puudu sealt, siis noh, tegelikult reaalselt, kui te ei ole mingi pilistamise fänn, siis igapäeva kasutuseks on siit kaameraid küll ja küll, et mingisugust probleemi ma nendes ei näe. Selline oleks lühidalt minu mulje siis Galaxy Flip telefonist. Et see on nagu minu jaoks positiivne. Minu jaoks väga positiivne elamus, kogemus ja jätkan kindlasti kasutamist ja nagu ütlesin, siis võib-olla ka tulevikus ostan, kuna väga raske on sellest mugavast suurusest loobuda. Kõike head teile ja kohtumisi tulevikus.